Tere päevast siit Hiiu staadionilt. Algamas on esiliiga mäng Nõmme Kalju U21 ja Tartu Velko vahel. Ilm on ilus, päike paistab, tuult põhimõtteliselt ei ole, plusskraadid on väljas. Meeskonnad rivistuvad üles. Kätle. Ja siit tuli Velkole pikk pall ette. Ja selle pidi siiski lõpuks Pavlov päästma. Sai palli, annab ja Jabirile ette. Jabir jookseb üle sealt. Kas saab ka löögile? Ja sai löögile. Kalju kahjuks oli seal Markus Agarmaa jalg ees. Aga see oli üks mängu ohtlikumaid olukordi siiamaani. Kalju jätkab palliga. Saabki. Ja löögikoht otse Pavlovile sülle. Kakskümmend minutit mängitud. Velkol suurepärane võimalus, aga Pavlov oli tasemel ja võttis selle kätte. Ja sinna ta läks. Huvitav, mis selle Jabiril nüüd juhtus, siis juhe jooksis kokku või? Aga siit järgnes veel pealelöök Lillemetsa poolt. Seisis lihtsalt. Ja sealt on tulemas värav. Erki mõttus, kui eelmine katse läks väravast mööda, siis teine katse jõudis võrku. Senderduus. Siit jäi natukene väravast puudu. Väga vähe jäi puudu ja Jaaniste magas maha ja söödu ja siit tulebki 2-0. Pavlov tõmmati kohvile ja tuli siit värav. Ja väravautoriks on taaskord Enrico Veensalu. Ja Kalju klaaris, seal on jalad kõrgel. Penaltit ei ole, aga värav luges. Ja Velko lähebki juhtima Enrico Kübara hätrikist 3-0. Enrico Veensalu hätrik. Hingelmann on siis heas söödu Artjunile läks ka peale löögile. Ja see pall kukkus väravasse. Värava autoriks oli pikk slaid, tuli Artjunilt, aga seal peab Subbotin lihtsalt keha vahele panema, aga ei. Jäeti üks mees vabaks ja palli panebki Mark-William Mugra siis võrku. Velko läheb juhtima 4-1. Ja juba on Laasner palliga minemas, ei olnud suluseisu. Ja millegipärast kõik Kaljumängijad arvasid, et oli suluseis ja Pavlov lasi selle lihtsalt väravasse lükata.
siin oli Velkol jälle suurepärane võimalus, aga Lillemets sai jala vahele. Väravasse ta ei jõudnud. Ja ega sellega ongi mäng läbi ja Velko võidab selle suht kindlalt seisuga 5-1.